teeme siis sellele ka nüüd mingi sokliplaadi ja katuse veel aedanud, et õnneks minul on need kihid olemas, kellel ei ole, peab siis tegema. Et teeme siis kõigepealt põranda näiteks ja kasutame siis, kuna see on hästi lihtne ristkülik, vedab ristaukas, siis kasutame, nii nüüd oli koordinaadid võõrdi vaja panna, jah. Ja siis saab see joonistada dünaamiline koordinaadistik välja. Saab joonistada siis ristauka siia, näiteks 200 paksusega. Ja laeks samamoodi, muudame kihi laekihiks. Lagi, see boks, siit punktist kuni siia punkti, allapoole suund, 300 ja enter. Et nüüd on siis lagi peal ja põrandal. Et fundamenti on praegu teinud, sest fundament läheb maha sisse, fundamenti jaoks mul ei ole kihti ka. Aga kui nüüd tahaks fundamenti teha, siis peab tegema fundamendi jaoks kihi. Aga siis peaks olema ka lähtevõtti pea olema ilmselt. Fundamenti tuleks ja tahaks teha nagu polusolidega, aga kui ma nüüd polusolidega siin joonistama hakkan, siis praegult on paksus ja paksus ja justification olid valed. No, kõrgus on ka vale. Paneme siis kõrguse ka, no paneme siis selle Lõuna-Eesti 1300, mul läks 135 vabandust. 1350 ja ma siis alguses joonistan selle maa peale ja pärast Põhja-Eestis on see 1200, mida kõik peaaegu teavad, aga Lõuna-Eesti on meil natukene kehvemas seisus. Ja ma selle siis viia selle fundamenti jagu allapoole, muudan selle 3D Movie abiks. Ma oleks midagi koordinaadid viia midagi allapoole, aga nüüd on igastahes fundament olemas, põrand olemas, lagi olemas. Et oleks veel vaja siia teha viil, viilu jaoks, see läheb seinakihi peale, vabandust, seinad, et teeme siis siia endale väikese polujoone ette, seda saab jälle pressipulliga, aga vaatame siis, kuidas töötab ekstruud. Ekstruud on põhimõtteliselt AutoCAD-i enda leiutis vanem ja töötab ka väga hästi. Et valid polujoone ära ja võtad ekstruud ja siis ütled, kui paksuks tahad saada.
ja et siis see tükk ja seina moodustaks ühe terviku, siis panen unioniga kokku. Nüüd on siis praegu selline maja mul. Et midagi kunstitükki ei ole, pigem on see nagu mingi laevakonteiner praegu, aga kui nüüd siia peal katust tahta, siis tuleks teha katusele kiht. Et praegu ma teen lihtsa katuse, pärast me vaatame keerulisemat katust. Tegin küll, jah. Nii et jällegi polujoon. No, mis ta siin tuleb siis nüüd? Mingi 1700. Paksus 200. Nii, ma võin ta siit klausiga kinni panna. Ja kasutades siis kas pressi ja pulli või ekstruudi teha siis katusega peale. Et alguses ma venitasin seda siis ühele poole, pärast venistasin teisele poole, alguses maja pikkuseks ja siis veel 500 üle. Nii, ja teisele poole saab siis selle lihtsalt peegeldades sarikapidu on peetud.